Mart ja Enu on õde ja vend. Ühen päevan läks Mart vanaema juurde ja ütles, Anul on varsti sünnipäev. Jaa, vastas vanaema. Anu saab varsti 5-aastaseks. Ma tahan talle sünnipäevaks midagi teha, ütles Mart. Ma tahan talle ilusa nuku teha. Tee siis nukk, ütles vanaema. Aga ma tahan kohe päris nuku teha, ütles Mart, mitte mingisuguse paperist. Vanaema oli nõus Martile näitama, kuidas päris nukke tehakse. Ta tõi kapist riidetükke ja vatti ja võttis laua sahtlis oma käsitöökarpi välja. Seal käsitöökarpis olid vanaemal käärid ja niitiruulid ja nälgakerad ja nõelatopsiks ja sõrkümbarkaven. Siis õpetas vanaema Martile päris nukkude tegemist. Nukk tuleb riidest välja lõikata ja siis kokku õmmenda ja täis toppida, ütles vanaema. Ja kui kõik valmis on, siis väritatakse nägu pähe ja pannakse lõigast juuksed. Nii hakkaski Mart Anule sünnipäevaks nukku tegema. Esimesen päevan tegi teha, teisen päevan tegi pea, kolmandan päevan tegi 2 kätt, neljandan päevan tegi 2 jalga. Aga kõik see oli väga raske ja mitu korda läks nõel sõrme ja see oli väga valus. Nii et Märt ükskord isegi nuutis. Aga siis mõtles ta, et Anul on hea meel, kui sünnipäevaks nuku saab. Siis õples ta pea kehale künge ja siis vend käed ja jalad. Viimaks oli nukk valmis, aga see ei olnud kuigi ilus nukk. Pole viga, ütles vanaema Martile. Peaasi, et see on sinu enda tehtud. Aga Mart oli ikkagi kurb. Ta võttis nukku ja läks teise tuppa. See polegi kellegi õige nukk, ütles ta. On mingisugune sipsik. Aga korraga ütles pennike Hall. Ära nutta midagi. Ma pole küll just eriti ilus, aga see-eest pole mul jälle muidu viga. Mart ei saanud äkki arugi, kust see pennike Hall tuleb, aga viimaks taipas, et see oli ju tema enda tehtud nukk, kes niiviisi rääkis. Kuidas? Imestas Mart. Kas sa siis oskad rääkida ka? Oskan küll, ütles nukk. Mis su nimi on? Küsis Mart. Sipsik, ütles nukk. Sa ise ju panid mulle selle nime. Aga kuidas sa küll rääkida oskad? Imestas Mart jälle. Sa tahtsid nii kangesti Annule head meelt teha ja tegid mind nii suure armastusega, et ma hakkasingi elama, ütles Sipsik. Eks ole tore, et ma elama hakkasin.
On küll tore. Hüüdis Mart. Nüüd on Annul sinu üle kindlasti väga hea meel. Ja siis jõudiski kätte Anu sünnipäev.